Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Tere taas, kell on saanud 7 minutit 1 läbi ja nagu ikka on sel ajal Kuku Raadio eetris Krimiraadio. Saatejuhtideks on tavapäraselt Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti on stuudios meie ekspert, endine tipppolitseinik, poliitika kirjamees Andres Anvelt, kes nüüd jagab oma rikkalikke teadmisi eraäris. Tänase saate teises pooles räägime reedest kehtima hakkavast korrakaitseseaduse muudatusest, mis võimaldab patrullpolitseinikul määrata lähisuhte vägivalla juhtumite puhul varasema 12-tunnise viibimiskeelu asemel 72-tunnise viibimiskeelu. Selgitame raadiokuulajatele, mida see seaduse muudatus ikkagi muudab, milleks see hea on. Sellest kõigest räägib meile politseikapten Kristel-Liis Kaunismaa. Saate esimeses osas aga vaatame tagasi kaitsepolitsei töömaile ning otsa värskemale teabele meie riigi sisejulgeoleku olukorra ja ohtude kohta. Nimelt kaasneb koos kaitsepolitsei sünnipäevaga ka aastaaruanne Eesti elanikele ehk siis kapo aastaraamat. Seda on Kuku stuudios meile täna tutvustamas Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul. Tere tulemast Krimiraadiosse, Marta. Tere. No, kapo on läbi aastate oma aastaraamatutes näidanud, mismoodi Eestis toimub järjest vähem kõiksuguseid plahvatusi ja kodukappides enam lõhkeaineid justkui naljalt ei hoita. Aga kui midagi sellist taas juhtub, siis šokeerivad need seda enam. Nii läks ka jõulupühade eel, kui Artur Boiko nimelise mehe käe läbi lendas siis Ülemiste keskuses õhku prügikast ja vigastas ka ühte koristajat. Nagu saab aastaraamatust lugeda, siis see koristaja sai tegelikult ikkagi päris korralikult ka vigastada. Aastaraamatust nüüd selgub üht-teist ka selle kohta, kui rängad need vigastused tegelikult olid. No õnneks ei olnud need vigastused eluohtlikud, aga meedikute tõsist tähelepanu need siiski vajasid. Ma saan aru, et too Boiko oli meelega teipinud sellesse pommi või pannud sellesse pommi hulga igasugu seibe ja muid vigastavaid metallist jubinaid. Kas tema eesmärk oli siis tekitada nüüd konkreetselt ühele inimesele võimalikult rasked vigastused või siis võimalikult paljusid inimesi vigastada, sest pomm oli ju kaubanduskeskuses, nagu me rääkisime? No praeguse teadmise kohaselt oli ta ikkagi tahtis ta seda lõhkeseadet siis sinna paigaldada kättemaksuks, mitte küll nüüd sellele õnnetule, kes tegelikult siis pihta sai, aga ta ei tahtnud nii-öelda laiemalt viga teha inimestele, kes jõulukingitusi ostlesid vahetult enne pühi, vaid oli see siuke kättemaksuaktsioon. Andres, sina oled politseis töötanud ajal, kui pomme lõhkes Eestis sageli, vaatad iga päev ja selles ei olnud midagi üllatavat. Ja nüüd, praegusel ajal, üks pomm, aga pomm kaubanduskeskuses, millest see räägib sulle või kui ohtlik sündmus see on? No, ohtlikud ta kindlasti, kuna kaubanduskeskus on ikkagi ju tuhandete inimeste külastuse eesmärk iga päev. Aga kindlasti vaadates seda tänast kriminoloogilist pilti, siis ma ühe sellise plahvatuse pealt ei teeks mingit järeldusi, et kuritegelik maailm on hakanud muutma oma mingit käekirja, sest tõesti, nagu sa Raul ka mainisid, 90-ndal oli see vahend. Oli see igapäevane vahend oma vastase ründamiseks, kui mitte ainult. Rünnati ka näiteks koolimaja, mis oli ikkagi suhteliselt selline poliitiline Ida-Virumaal 90. aasta algus, millega tol ajal politsei tegeles rohkem. Siis ka pommiplahvatustega, need olid kuritegeliku maailma vahelised kõige hullemad. Nii siis, kui ka tänapäeval, eks ju, seesama kaubanduskeskuse pommiplahvatus, mis tema puhul on alati kõige nagu ettevaatlikuks tegevam ja mõjutab inimesi laiemalt ühiskonnas see, et pihta võib saada täitsa süütu inimene. Nagu läks ka sel puhul, paraku need seibid ikkagi vigastasid niivõrd seda koristajat, et peale lahtiste seibihaavade oli siis ikkagi ka inimesel põlve kederlu murd, mille see üks sealt lennanud seib siis tekitas.
aastaraamatus kirjutate te ka selle Ülemiste plahvatuse uurimise kohta, et see oli ilmselt üks keerulisemaid läbiotsimisi kapo ajaloos üldse. Mis tegi keeruliseks selle läbiotsimise seal Artur Boiko siis ridaelamu boksis Nõmmel? Tõsi ta on, et ta oli keeruline selle tõttu, et tema elamisest leiti siis väga suures koguses tegelikult siis seda ainet DATP, mis on väga-väga tundlik ja kiiresti plahvatav, et selle jaoks, et see aine sealt elamurajoonist välja toimetada sellisesse kohta, kus seda lõhata oleks võimalik siis kahjutuks muuta, siis see muutiski selle kõige keerulisemaks. Ühest küljest nii kaitsepolitseinikele, kes seal menetlustoiminguid läbi viisid, aga ka näiteks ka päästjatele ja politseinikele ja ka nendele inimestele, kes selle samas ridaelamutes ju kõrval elasid. Tähendab, nagu ma aru saan, siis ridaelamu boksis oli härral, kui teda võib nii nimetada, vast ei või, aga ma nimetasin, väga ohtlikku lõhkainet, mitte ainult ühe või päris mitme pommi jagu, sai mõjutada. Jah, eks siin neid arvutusi veel tehakse, aga eks jah, see oleks olnud ikkagi väga traagiliste tagajärgedega, kui selline kogus lõhkeainet oleks plahvatanud. Varasemalt on meil teada, umbes sama suur kogus oli ju Käravete pommi juhtumi puhul ja toona siis öeldi, et 150 meetri raadiuses oleks tegelikult olnud see ala, mis oleks kõik kahjustada saanud, nii et võib siis ise arvata. No peale selle 8 kilo selle DATP lõhkeaine leidmise olid seal, ma saan aru, ka ikkagi mingisugused põhimõtteliselt poolvalmis seadmed või? Nii on jah, et ta oli valmistanud siis seadmed, kust oli siis puudu ainult see lõhkeaine. Et nende siis leidmisel tuleb alati menetlejatel veenduda selles, et nendes seadmetes ei oleks seda lõhkeainet, mis näitab ka seda, kui ohtlik tegelikult kogu see toiming meie ametnikele oli. Aga jah, neid oli üsna palju, et eks siis nendest, kui palju ja mida täpsemalt leiti, et sellest saab kindlasti kunagi tulevikus lähemalt rääkida. Aga ehk saab natuke rohkem rääkida motiividest. No, kui on üks inimene, kes on juba ühe pommi kaubanduskeskuses lõhkema pannud ja ta kodust leitakse veel terve hulk nii-öelda pooleli olevaid töid, siis mis on selle inimese taust, kas ta oli sooloartist või siis ikkagi mingisugune palgaline pommipanija, näiteks nagu Andres rääkis 90-ndatest, mingisuguste asjade klaarimiseks, kellele siis poole pöörduti, et on vaja jälle kellegi hirmutamiseks või kõrvaldamiseks pomm panna ja siis ta oli selline oskustööline. Kes ta oli selline? No tänase seisuga selliseid viiteid ei ole, et ta oleks kellegi juhistel seda teinud. Küll aga on ta ju varem ka teiste kuritegudega meedias ka avaliku sees olnud, olgu see siis Eesti küberrünne, et tal tegelikult ju oli täitsa karistus all. Sellest lõhkeainest korra rääkides on siis teadusliku nimega triatsetoon perioksiid ja mida ma mäletan ka selle Käravete juhtumi puhul, siis eksperdid laiutasid käsi, et mismoodi üldse oli võimalik neid mingisuguseid kriitilisi komponente mehel saada, sellepärast et iseenesest, kui ma aru sain, see lõhkeaine on kokku pandav suhteliselt käepärastest vahenditest, aga on mingid üksikud kriitilised sellised ained, mida siis ikkagi ilma päris paberi ja loata kätte ei saa. No kust kohast see mees need hankis? Nii nagu Käravete puhul, enamiku sellest DATP-st see keedetakse kokku, eks ole, sellistest kaubanduses saada olevatest ainetest, aga tõesti väike osa sellest koostisest on siis sellised ained, mida päris niisama ei saa. Et siin puhul ongi hea meeldetuletus kõikidele keemiaettevõtetele, et tegelikult see vastutus, kui tõesti midagi juhtub, lasub ka neil kontrollida, kellele mis aineid müüakse,
et oleks võimalik ka hiljem aru saada, kellele sellised väga tundlikud ained on müüdud ja kui müüakse selliseid aineid, siis tõesti selline hoolsuskohustus on väga-väga oluline. Tunda huvi, et kes see inimene on, kes selliseid aineid ostab, et juba ainuüksi selliste meetoditega on võimalik väga traagiliste lõppudega lõppevaid juhtumeid ära hoida tegelikult. No Andres, ütle, kui keeruline on ära tunda üht sellist seestunud artisti, kes siis on otsustanud kogu maailmale kätte maksta ja otsustanud pomme valmistama hakata? Ei no, ütleme sisuliselt temaga saab teda hakata profileerima mingil määra peale seda, kui ta on kinni peetud, aga nii palju kui mina täitsa meediatarbijana vaatan ja kuna ta on olnud tegev, eks ju, ka internetimaailmas väga, ütleme, heal tasemel, pahas mõttes, siis võib arvestada, et sellel inimesel on läbi selle sama darkneti ja kõigi muude selliste kanalite võimalus saada ka keelatud ained, nii nagu kurjategijad panevad kokku näiteks sünteetilisi opiaate. Lihtsalt tahan öelda, kus ajalugu on muutunud, eks ju, et 90-ndatel need põhimõtteliselt jällegi, nagu Marta ütles, et südamele panna, eks ju, nendel keemiaettevõtetele, siis täpselt samuti meie tookord panime südamele põlevkiviga seotud Eesti Energiale, palju kaevandusettevõtetele, kus siis läks jalutama seda sama lõhkeainet, mida siis turul paukama pandi, sest suuresti oli see ikkagi pärit 2 allikast. Üks oli see, et vana Vene lahingumoon, mis siis valati välja, sealt keeteti välja siis lõhkeaine, mida tehakse minu teada ka tänase päevani, eks ju, seda on juhtunud mõnedes garaažides, kus inimesed on ilma käteta jäänud, eks ju. Ja teine asi oli siis seesama tööstusettevõtted vargus. Aga teeme siin väikese hingetõmbe pausi ja oleme peagi tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt. Saate esimeses pooles me oleme vaatamas tagasi kaitsepolitsei möödunud aasta töömaile, sest värskelt on väljas kapo aastaraamat ning külas on meil Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul. Saate eelmise osa me lõpetasime juttudega Ülemiste pommimehest ja siin tasub võib-olla ära märkida selline seos, et samal päeval, kui Ülemiste pommimees Artur Boiko kinni peeti, siis samal ajal sai Käravete pommimees Lembit Pedak presidendilt armu. Aga jätkame hoopis teistel teemadel. Ma läheksin tagasi aastaraamatu juurde. Te ütlete seal, Marta, et eelmisel aastal tabati rekordarv Venemaa heaks tegutsenud agente. Kas neid siis ongi nii palju rohkem või te olete lihtsalt edukamad nende tabamisel? Väga hea küsimus. Me kindlasti oleme väga edukad nende tabamisel. Seda saame kindlasti öelda. Aga eks see selline olukord on pisut muutunud, et kui Ukraina sõda algas, siis tegelikult pärast seda on Vene eriteenistustel väga keeruline Eesti pinnale tulla, mis tähendab seda, et nad vajavad siis inimesi oma silmadeks ja kõrvadeks, et selliste inimeste kasutamine luurel ei ole kuhugi kadunud. See on kõige vanem selline luuremeetod ja tõenäoliselt jääb see ka edaspidi püsima, et seda oma inimese silma kõrva on alati vaja. Nüüd need agendid, kes on kinni peetud, ei ole enam sellise kvaliteediga, nagu nad olid enne sõda, eks ole, et neid ei treenita enam nii hästi siin toimetama, et nad on pigem sellised lihtsa töö tegijad, keda siis ka nimetatakse, mõnedel juhtudel on siis, et see ühekordsed, eks ole, ja see ühekordne viitabki sellele, et tegelikult ega neist ei hoolita, neid valitaksegi niimoodi, et neist oleks võimalik lihtsasti loobuda, et kui nad vahele jäävad, siis nad unustatakse lihtsalt ära. Ma saan aru, et need ikkagi üht-teist need värvatud või nii-öelda ühekordsed on siin ikkagi jõudnud ka korda saata, kuigi te olete neid palju kätte saanud. Jah, nüüd ega meil ei ole, nii nagu Margo Pallasson eile ka esitlusel ütles, et meil ei ole olnud selliseid klassikalisi sabotaažiakte, meil on olnud sellised vandalismi aktid tegelikult.
et kui me räägime näiteks Sinimägede mälestusmärkide ründamisest, nende värviga ülekallamisest ja ümberlükkamisest või siis ka siis plahvatuste korraldamisest, et sabotaaž näeb ette ikkagi seda, et saboteeritakse midagi, millegi toetamist või näiteks Ukraina toetamist või midagi sellist, et meil pigem on olnud sellised vandalismiaktid. Mismoodi neile lähenetakse? Sealt kapo aastaraamatust mul jäid silma mõned nii-öelda telefonivestlused, kus siis üsna otse siis ikkagi küsiti, et võta Kuvalda kaasa umbes ja mine löö need mälestusmärgid pikali, et kas see ongi selline tavapärane? Sotsiaalmeediakampaaniaid korraldatakse küll ja eks neid sellised need näited, mis meie aastaraamatus on ja mida siis saab nüüd ka oma silmaga näha, need on jah tõesti tavapärased, et oleme siin ka mullu tegelikult ju hoiatanud, et sellised kampaaniad on, andke meile neist teada ja ärge nendega kaasa minge, et see on väga lihtne viis oma elu ära rikkuda, ei millegi eest, see pakutav hüve, mis seal see on tõesti väike ja see ei kaalu üle kõike seda, mis tuleb kaasa siis selle elu ärarikkumisega, kriminaalmenetlusega ja selle menetlusega kaasnevate kuludega tegelikult. Aga suurem värbamistöö on neil siiski piiripunktides, et miks me ei soovita Venemaale reisida, on seetõttu, et piiripunktides siis tegutseb FSB operatiivosakond, kes siis selle samas piiripunkti ületavat inimest siis profileerib, selekteerib siis omale nii-öelda ehk sobivamad isikud välja ja see värbamistöö hakkab otse seal piiripunktis peale. Ja see info neile tegelikult, kes piiripunkti ületavad, tuleb juba neile ju varem, et nad saavad ju info näiteks viisamenetlustest nende inimeste kohta, kes siis hakkavad piiri ületama, et me ei soovita sinna minna, et te panete ise ennast ohtu. Andres, sa tahtsid siin täiendada? Jaa, et kui kapo aastaraamatus on sellest ka juttu, aga alati tasub meelde tuletada, et Venemaa poolel tegutsev piirivalvur on tegelikult FSB töötaja, ametlikult, mitte mingi varitöötaja, aga ametlik selle FSB töötaja, mis tõttu tegelikult see organisatsioon töötab kõik ühes koos ja veel võib-olla üks lisaasi, mis ma arvan, tuleb kindlasti ka aru saada, et see number, mis on nüüd läinud suuremaks, kindlasti selle taust, kui ma võrdlen selle ajaga siseministrina, kui me vaatasime nendele asjadele otsa, on kindlasti sellest ka, et me näeme seda, et meie ühiskond on natukene lõhki, eks ju, meil on olemas üks osa elanikkonnast, keda ongi lihtsam värvata. Ja sellepärast peame me kõik tegelikult tähele panema seda, mis me ümber toimub ja kahjuks ma ise olen kuulnud, eks ju, oma tutvusringkonnas ka seda, et lähenetakse ka näiteks Eesti noortele, otsitakse sotsiaalmeedias ka kanalites ka neile võimalikke lähenemisi, väga viisakaid, kas poliitilist debatti kutsuvaid ja see on oht tegelikult, mis on palju lähemal meile, kui me vahest olnud. Ma pean tunnistama, et ma ise olen elanud kõik need aastad, ütleme viimased 4 aastat rohkemgi, millal on käinud sõda, kartuses, et küllap nii mõnigi Eesti kõrge poliitik, ametnik võetakse vahele, sest nad on otseselt teinud koostööd siis Vene julgeolekusüsteemidega. Need juhtumid on varem Eestis olnud, viimasel ajal mitte ja see kordne kapo aastaraamat meid selles osas ei üllata. On see hea või tasub meil ikkagi karta kõige hullemat, lihtsalt seekord ei mahtunud raamatusse paremad palad? Eks me ikka, see on meie kohustus ja meie roll avalikkust teavitada nendest ohtudest, mis on nüüd ja praegu akuutsed, et kui seda seal aastaraamatus ei ole, siis võime kergendatult hingata. Ja. Vähemalt selles osas. No aastaraamatus on teemasid muidugi palju, aga veel üks, millele te seal eriliselt tähelepanu juhite, on Vene õigeusu kirik Eestis. Te ütlete, et see on ikkagi otsene Vene riigi tööriist. No milles see täpselt väljendub siis? No hoolimata sellistest juriidilistest lahenduskäikudest Eesti Kristlik Õigeusu Kirik endiselt on juhitud Moskvast, juhib seda siis Eestist 2024 juba julgeolekukaalutlustel välja saadetud metropoliit ja meie nüüd eelmisel aastal siis saatsime välja 7 vaimulikku, kes
vaimuliku rüü ja sellise usuvabaduse egiidi all otseselt toetasid Ukraina agressiooni, olgu selleks siis need nunnad, kes kiivrite ja turvistega siis seal samas Ukrainas seda agressiooni toetavad, viies neile siis ka sõjategevuseks vaja minevat kraami või siis tegelevad siis propagandaga. Jah, oli meil ka üks näide oli näiteks sellest, kuidas üks vaimulik käis tegemas siis pildiluuret näiteks Kuperjanovi aia taga. Nii muusi asjalutas mööda ja pildistas ülesse. Nii ta oli, jah. See oli huvitav palverännak tal. Nii et ei ole sellest põhikirja muutusest ja nime muutusest, siis ma pean silmas, et Vene Õigeusu Kirik on ju täna meil Eestis siin teise nimega ja ei ole sellest mingit kasu olnud, et püha üritus see ei lõpeta. Kahjuks need märgid jah näitavad nii, et on nende seas neid vaimulikke, kes toetavad väga otseselt Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja selles sõjategevuses väga otseselt kaasa löövad. Andres, sa tahtsid lisada väikse kommentaari? Jaa, väikse kommentaari, et jälle kuulajale meeldetuletuseks, et Vene Õigeusu Kirik on 90 peale olnud sellise toimiva oligarhilise korrumpeerunud ja maafialiku süsteemi üheks käepikenduseks, sest näiteks juba 90-ndatel läbi Õigeusu Kiriku toodi maksuvabalt sisse kõikvõimalikke lääne kaupa ja nii edasi, nii et tegelikult nad töötavad kõik käsi käes. Marta? Soovitan lugeda Mitrohjani arhiivi, seal on nii mõnestki vaimulikust, kes ühtlasi omab sidemeid näiteks, või omas sidemeid tähendab KGB-ga, et need süsteemid on tõesti väga pikaaegselt sisse töötatud, et ta on mõjutustegevuse aparaadi osa. Andres, sina kui endine poliitikaga, miks seda kõike on poliitiliselt nii keeruline ära lõpetada? Ma arvan, et siin tekibki see, kuidas ma ütlen siis, debatt selle vahel, et kas sellise tegevuse lõpetamine on kellegi usuvabaduse piiramine. Veel kord ma rõhutan, ma olen küll luterlane, aga suhteliselt selline kergeusklik, isegi peaaegu mitte kergeusklik, aga mitte sügavusklik, ütleme teistmoodi, lihtsalt kasutan seda sama printsiipi, mis on nagu 10 käsku oma elus. Ma tahan öelda seda, et selle taha võib aga peita ka sellist poliitilist diskussiooni, et lihtsalt ajada asi umbe ja mul on kahju, et sellel on nii palju toetajaid, kes siis arvavadki, et niimoodi me kaitseme usuvabadust. Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul, aitäh täna Krimi raadiosse tulemast. Meie teeme siin veel ühe pausi ja jätkame peagi uue teema ja uue külalisega. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti on stuudios meie hea ekspert Andres Anvelt. Nagu alguses sai lubatud, siis saate teises pooles räägime alates reedest kehtima hakkavast korrakaitseseaduse muudatusest. See muudatus võimaldab patrullpolitseinikul siis määrata lähisuhtevägivalla juhtumite puhul varasema 12-tunnise viibimiskeelu asemel kuni 72-tunnise viibimiskeelu. Mida see seaduse muudatus siis ikkagi täpselt muudab, milleks see hea on, sellest kõigest räägib meile täna politseikapten Kristel-Liis Kaunismaa. Tere tulemast Krimiraadiosse! Terist, suur aitäh kutsumast! Kristel-Liis Kaunismaa, kui sobib, enne kui räägime konkreetsest seaduse muudatusest, mis aitab ehk paremini reguleerida lähisuhtevägivalla juhtumeid, kirjeldame pisut üldist pilti, mis seisus me täna oleme. Võtsin möödunud nädala ühe suvalise päeva politsei teated ja seal oli konkreetne info. Lähisuhtevägivallaga teateid oli ööpäeva jooksul 40. Okei, võtsin lahti järgmise päeva, täpsemalt siis eelmise päeva politsei teateid. Seal oli kirjas samasugune konkreetne info, lähisuhtevägivallaga teateid 30. See suurusjärk ongi nii-öelda politsei igapäeva töö osa. On see nii?
see on nii, selline suurusjärk on meie igapäevatöö osa, see suurusjärk varieerub, kui me räägime nädala lõppudest, nädalavahetustest, siis me võime seal ka suurematest numbritest rääkida, aga kahjuks on jah see meie tänane hetkeseis. 30-40 teadet päevas? Jah, ööpäevas, nii on. Isegi vähe. Kui võib-olla vaadata siin üldisemalt aasta näiteks esimest 3 kuud, siis kas need numbrid on selles mõttes jäänud võrreldes eelneva ajaga samaks, on need läinud kõrgemaks, on neid vähem? Kui me vaatame nüüd pikemat perioodi tõesti ja võib-olla siin aastaid omavahel võrdleme, siis me näeme mõningast vähenemist teadete arvu, aga me oleme tegelikult ise ühesõnaga, see ei ole midagi sellist, mida võiks kuidagi väga positiivsena võtta, me natuke isegi otsime seda põhjust, et mis see on, miks nende teadete arv on vähenenud, sest samas näeme me seda, et kui on selliste raskete tagajärgedega juhtumid, siis see taust on ju see, et see lähisuhtevägivald seal peres on kestnud päris pikalt, ilma et oleks politseile teavitatud. Ehk et siin on küsimus, et miks on teadete arv vähemaks jäänud ja üks hüpotees on ka see, et inimesed ei anna teada, kui nad tunnevad, et nad ei saa abi või kui nad justkui ei ole abi saanud või kui neil on tunne, et keegi teine ei ole abi saanud. Ja tegelikult see sama meede, millest me siin ka täna edaspidi jutustame, see on üks neid võimalusi, kus me saame inimesele natuke rohkem seda abi anda või abi saamiseks aega anda juurde. Ma luban, meie vestluse teises pooles me kindlasti räägime põhjalikumalt sellest meetmest, aga Andres, sa tahtsid ja ma võib-olla ühe sellise täiendava asja, mis puudutab teid, härra ajakirjanikud, toon ka juurde, et lähisuhte vägivallast ühiskonnas rääkimine üldse Eestis selle sajandi alguses sai tänu sellele üldse aluse, et ajakirjanikud hakkasid ühest ja teisest kaasusest rääkima, mis puudutas ühte või teist tuntud inimest, see läks nagu ühiskonnas aruteluks. Praegusel hetkel mida on näha kindlasti on see, et me oleme selles perioodis, kus meil on, eks ju, käib see sõda ja kõik muud asjad, me oleme jõudnud sellist situatsiooni, kus tegelikult ta ei ole enam nii suur teema, kuna paljud teised teemad, eks ju, ükskõik, mis kuskil Lähis-Idas toimub, mis Ukraina rindil toimub, see kuidagi inimesed lükkab sellistest kohalikest teemadest eemale ja see kindlasti mõjutab lähisuhte vägivald, selle tunnetus, sellest arusaam, see, et naabrid saavad aru, see kõigepealt tuleneb sellest, et sa teadvustad endale igapäevaselt, et see meie ümber eksisteerib. Kui sa ei teadvusta, siis ta hakkab ka kukkuma. Sellega ma väga nõustun, ma sellega tõesti väga nõustun, et see teavitustöö, et seda ei tohi kuidagi maha kukutada, ma olen hästi nõus sellega, et oli üks periood, kus me hakkasime väga aktiivselt seda tegema, väga palju rääkima ja kindlasti see teavitustöö ei tohi kuskile maha kukkuda ja eriti teavitustööst see osa, mis kutsub inimesi kõrvalseisjaid märkama, sest ka täna, kui me vaatame siis ohvri uuringut, siis me näeme, et kõige rohkem teavitab ohver ise, aga teistpidi me teame, et kõige keerulisem võib olla abi kutsuda ohvril endal. Nii et sellepärast kindlasti see on hästi oluline teavitustöö ja kõrvalseisjad inimesed, palun teavita, kes on teie koht täna olla abiks kellegile. No ma pean tunnistama, et ajakirjanikuna, kui oleme jutuks võtnud mõne konkreetse juhtumi, konkreetse inimese konkreetsed teod, siis sageli oleme vastukajaks saanud või kriitikat, et oleme kellegi pere siseasjadesse seal ikkagi tunginud ja rääkinud asjadest, mis kuuluvad perele ja heal juhul salamisi, võib-olla politsei võib seal ka midagi reguleerida, aga kindlasti ei ole see nagu ajakirjanduse teema. Sellist juttu oleme sageli kuulnud. Kuidas tänapäeval on, kas politsei pigem saab ikkagi teated, nagu ma aru saan, juba siis, kui on tegelikult väga hilja, et on juba viga tehtud, vigastatud, pekstud, löödud, piinatud, et paraku seda varasemat või ennetavat teatamist väga ei ole, sain ma õieti aru? No kust maalt meile see ennetav teade tuleb ikka politseile siis, kui keegi on haiget saanud või keegi tunneb väga tugevat hirmu, et hakkab kohe haiget saama, et ja pigem on jah see olukord siis selline, et see teade tuleb, kui me inimesega räägime, siis tuleb sealt välja, et tegelikult neid lugusid, kus ta ei ole abi kutsunud, on olnud 4, 5, 6, mõnel juhul võib-olla on ka ju meil tegelikult neid näiteid, kus kõik on juba päris hilja, sellepärast et inimene on surnud ja politsei ei ole sinna peresse saanud mitte ühtegi lähisuhtevägivalla teadet varasemalt. Kui see lugu
kuhu me siis nüüd jõudsime, kus tegelikult seda inimest ei ole enam. Ja siis, kui sa hakkad mööda neid leivapurukesi, eks ole, sinna tagasi minema, siis sa tead, et tegelikult see kõik kestis seal väga kaua, olid mõned naabrid teadlikud, olid ka lähedased teadlikud, aga see kuidagi ei jõudnud abiandjateni. Ma sõnastaks võib-olla nii palju seda Rauli küsimust ümber, et miks seda uut seadusemuudatust üldse selles mõttes vaja on, et kas ma saan õigesti aru, et sisuliselt ikkagi praegu suures osas politsei tegeleb ikkagi tagajärgedega, et väga keeruline on enne jaole saada ikkagi päriselt raskeks peksmiseks või vigastamiseks läheb. Seda, et meil on ju ka täna tegelikult, me saame viibimiskeeldu kohaldada 12 tundi. Miks oli meil väga suur huvi, et see viibimiskeeld oleks pikem, ehk et täna siis 72 tundi on see, et kui me korraks nagu mõtleme 12 tunni peale, tavaliselt lähisuhtevägivalla juhtumid leiavad aset õhtuti, sinna ilmselt ka nädalavahetus on see põhiaeg, eks ju, siis mis asi on 12 tundi? 12 tunni jooksul inimene jõuab heal juhul mingi sellise hüpliku une ära magada ja mingisugust abi ta selle aja jooksul kas või läbi mõelda mingisugused edasised sammud. Ma ei tea, kas või ohvriabini jõuda, kas või oma mingi turvalise lähedase isikuni jõuda. Teinekord on vaja ka võib-olla ajaakent, et ta saaks päriselt mingid asjad kokku pakkida ja sealt ära minna, siis 12 tundi ei ole see aeg. 12 tundi on väga lühike aeg ja tegelikult ollakse uuesti jälle koos selle vägivallatsejaga. Et selle tõttu see pikem aeg on eelkõige mõeldud selleks, et ohver saaks oma aja, saaks selle puhveraja, kus ta saaks teha otsuseid, kus ta saaks ka reaalset abi, sest täna on see, eks ole, et kõigile inimestele me ju põhimõtteliselt ulatame selle telefoni kätte, et sul on ohvriabi võimalus, aga tõepoolest see 12 tundi, on see öö, on see nädalavahetus, et see 72 tundi on eelkõige selle ohvri kaitseks ja tema edasiste otsustuste jaoks vajalik. Andres, sa tahtsid lisada? Me tegelikult ju esimese sellise projekti Siseministeeriumi ja teiste siis valdkondade inimestega nii Sotsiaalkindlustusametist, eks ohvriabist ja nii edasi. Me algatasime, kui ma eksi, juba 18. aastal ja see oli Pärnumaal, kus mõte oli tegelikult just viia üksteisest eemale siis see ohver ja siis ohvritistaja või ütleme see ründaja, et oleks selge, kuidas ohver esiteks temaga saaks tööd teha, sest inimene kõigepealt ju mis juhtub ohvriga, esimene asi on see, et ta küll helistab politseisse, aga mingi aja pärast hakkab ümber mõtlema juba sellepärast isegi seda, kui tal ei ole kontakti tema ründajaga, ta hakkab ümber mõtlema, et kuidas ma edasi elan ja kus ma selle leiva lauale saan nii edasi, et temale tuleb luua kindlustunne ja sellepärast on oluline, et me saame ära piirata siis selle ründaja tuleku sinna ja 18. aastal isegi mõte, me vaatasime mingid Austria paralleele, et ma arvan, et meie ei ole sellega päris valmis, meie ühiskond ei ole nii rikas, et näiteks sama ründa viiakse kuhugi motelli ja ta seal motellis elab, eks ju, ja siis ta nagu eemal sellest, et siin on ju ka palju selliseid võlaõiguslikke küsimusi, aga see ei ole uus asi, see on hädavajalik. No siin saates on varem politsei inimesed ja esindajad rääkinud väga tihti sellistest puhkudest, kus väljakutse tuleb, näiteks naaber või siis ohver ise ja siis, kui nad kohale jõuavad, siis selgub, et ohver ei tunnegi ennast nagu väga ohvrina ja üleüldse armastust on rohkem kui küll selles majas ja vägivalda nagu polegi olnud ja siis ole seal see kohtumõiste kohapealne. Kui sagedad sellised olukorrad on, et politseiametnik, korrakaitse peab olema vastamisi mingisuguse hiljutiste omavahel kakelnud inimeste ühisrünnaku vastu hoopis? No kui me üldse mõtleme sellisest olukorrast, kus kaks inimest, kes on tegelikult väga lähedased inimesed, eks ju, ühel hetkel saanud kokku armastusest ja kirest ja kui nende vahel on konflikt, on ta siis vaimne konflikt, füüsiline konflikt, see on väga selline kõrgelt laetud olukord. Ja loomulikult on selles olukorras politseiametnikul
vaja teha oma tööd, vaja välja selgitada, kes on, mis seal juhtunud täpsemalt on ja kes, kellele ja kuidas ja missugust abi osutada. Selge see, et need on väga keerulised olukorrad, aga teine, mida me ka teame, mida me iga päev meeles peame pidama oma tööd tehes, on ka see, et lisaks sellele on ka väga keeruline selle nii-öelda ohvri olukord või inimese olukord siis sellel hetkel, eks ole, et kuidas ta neid asju selgitab, miks ta parasjagu midagi ei ütle või miks ta mingeid asju eitab, kui kõrval on see inimene, kes teda võib-olla hetk tagasi on kinniste uste taga löönud. Et need ei olegi kerged olukorrad ja sellepärast me vajab väga suurt professionaalsust seal tööd teha ja neid inimesi tegelikult mõista, et ka siis mõista, kui mõlemad inimesed ütlevad, et meil on tegelikult suur armastus ja teinekord peavad politseiametnikud lugema inimese silmadest, lugema tema käemärkidest, tema kehahoiakust. Hästi oluline on tegelikult see, kui me sinna sündmuskohale läheme, et me eraldaksime need inimesed kas või ajutiselt, et me saame rääkida naisega omaette, mehega omaette, mis ka lastega, et need on kõik sellised keerulised olukorrad, aga meie professionaalsus peab meid sealt välja aitama. Kuidas see õppimine käib? Ma kujutan ette, et politseiametnikel on, eks ole, need rinnakaamerad peale, et kas te pärast võib-olla neid juhtumi, need perevägivalla case'e kuidagi ka üksipulgi lahti võtate ja jälgite, et näed, et seal on mingid sellised liigutused ja kas see käib nii, ma lihtsalt küsin. Jaa, aga see on täitsa ju üks selline õppimise koht. Kindlasti mitte me ei võta kõiki neid juhtumeid või kõiki kaamerapilte selle eesmärgiga lahti. Täna me tegelikult analüüsime kõiki selliseid keerukamaid juhtumeid või raskemate tagajärgedega juhtumeid, käime tagasi need sammud, millal meil esimesena teatati, mida me ise tegime, milliseid lahendusi me ise eelnevates asjades välja pakkusime. Täna on ju väga, väga tasemel politseiõppe Eestis, kust kõik politseinikud saavad oma algõppe. Väga palju õpitakse töö käigus, õpitakse kolleegidelt ja loomulikult see, et me vaatame ka juhtumitesse sisse, keerulisemate juhtumite puhul me laseme ka lihtsalt oma inimestel võib-olla rääkida, arutada, et kuidas oleks saanud teistmoodi teha või millist teadmist oleks vaja, aga selle sama siis uue lähenemiskeelu pikenemise raames meil on juba täna ka planeeritud taaskord patrullpolitseinikele lisakoolitused, et me tegelikult sellist lisakoolituse võimalust järjest töötame välja ja järjest pakume inimestele. Enne kui asjast täpsemalt räägime, teeme väikese hingetõmbepausi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Jätkuvalt on siin ka meie ekspert Andres Anvelt. Meil on külas politseikapten Kristel-Liis Kaunismaa, kui enne pausi rääkisime sellest, milline on aastal 2026 alguses Eestis pilt lähisuhtevägivalla osas laiemalt, siis nüüd räägime seaduse muudatusest, mis siis võiks olukorda väheke parandada. Alates reedest nimelt saab politseipatrull lähisuhtevägivalla sündmuspaigale saabudes määrata senise 12-tunnise viibimiskeelu asemel kuni 72-tunnise viibimiskeelu. Kristel-Liis Kaunismaa, kordame üle, miks on see seaduse muudatus oluline, miks oli see muudatus vajalik? Või siis, kui veelgi täpsemalt küsida, kust see arvamine, et vägivallatsejal on rahunemiseks vaja vähemalt 3 ööpäeva? No, kui me alustan tagantpoolt teie küsimust, siis kui me vaatame meie lähinaabrid, teisi Euroopa riike, siis seal on kõige rohkem vist, kui ma nüüd ei eksi, oli peaaegu 6 aega viibimiskeeldu saab kohaldada ja seal on 10 päeva ja 18 päeva, nii et ma olen väga tänulik selle üle, et meil on täna, me oleme jõudnud sinnamaale 12 tunnist 72 tunni peale, et me saame selle aja võimaldada ja ma tegelikult nii palju täpsustaksin, et me räägime eelkõige kannatanu perspektiivist, et seda aega on vaja kannatanule selleks, et ta saaks võimalikku abi, ma ei tea, rääkida kellegiga, pöörduda ohvriabisse, ta saaks võib-olla teha ka oma sellised elukorraldusi, mida ta selle 12 tunni jooksul väga keeruline on teha. Et see 72 tundi on eelkõige siis ohvri perspektiivist.
Andres? Ja siin on kindlasti ka muid õiguslikke nüansse, eks ju, et seda on step by step või samm-sammult sinna pole liigutud. Omal ajal, kui need esimesed diskussioonid olid, siin tekivad ka, ütleme, nagu inimese, mis siis, et ta on ründaja ja kõik muud, aga tal on oma subjektiivsed õigused, eks ju, ta ju viiakse oma varast eemale ja muudest, ütleme, sellistest õiguslikest hüvedest ja ma arvan, see 72, kui me oleme selle diskussiooni või praegu ühiskonnas saavutanud, see on esimene samm, sest ma ise arvan, seda 72 tunnist muidugi reaalselt ei pruugi nii palju kasu olla, kuigi siin peab ütlema, et kuni 72 tundi, eks politseinik otsustab. Ja seal on üks ka teine asi veel, mis on oluline, et selle aja jooksul jõuab inimene, seesama kannatanu näiteks koostöös siis politsei või ohvriabiga liikuda järgmise sammu, sest tegelikult lähenemiskeeldu võib ka pikendada juba kohtu pealt palju pikemaks, aga 12 tunni jooksul lihtsalt võib see laualt maha kukkuda see võimalus. Ma ikkagi mismoodi seda kontrollitakse, et kui inimesel on viibimiskeeld määratud, et ta seda täidab, no politsei ei võta ju inimest käe otsa ja kinni teda ju otseselt panna ei saa, lihtsalt politsei viibutab näppu, ütled, et 72 tundi nüüd ära tule. Et mismoodi seda kontrollitakse, ta võib-olla läheb järgmine päev, võtab oma varuvõtmed ja on seal samas klõpsti tagasi. Ma alustan üldse sellest, et võib-olla mis vahe on täna sellel 12 tunnil ja 72 tunnil võib-olla siis sellest menetluslikust poolest, et kui 12 tundi oli politseiametnik sai selle korralduse suuliselt anda, siis täna see kuni 72 tundi on selline protokollitav otsus, motiveeritud otsus, mis põhineb sellele, et milline on olnud see eellugu, millised on olnud eelnevad väljakutsed, kuidas me iseloomustame ka seda teo toimepanijat, ja see kõik see otsus protokollitakse ja siin on ka see inimlikkus aspekt see, et mis siis nüüd edasi saab sellest teo toimepanijast, et tegelikult selle nii-öelda protokolli andmisega see ju ei lõppe, et politseiametnikud veenduvad ka seal koha peal, peavad veenduma, et see inimene on sealt lahkunud. Ja siin nüüd siis tuleb mängu, et mis siis tema valikud on, eks ju. Et täna on see, mida me saame selle 12 tunni põhjal rääkida, on see, et inimesed on ise leidnud endale selle valiku. Kas on need väga lähedased inimesed, kelle juurde nad saavad minna, kas on näiteks sõbrad, tuttavad ja väga mitmel puhul on tegelikult valikus olnud ka sellised hotellid. Ja tegelikult on ka politsei tulnud selles osas appi ja tuleme ka edaspidi appi, et kui inimene ütleb, et tal ei ole transporti sealt sinna sellesse majutuskohta, kuhu, siis me saame ka sellega teda aidata. Ja on ka veel variant, et kui inimene ütleb, et tal tõesti ei ole mitte midagi, ei ole raha ega ei ole sõpru, et siis me saame alati pakkuda ka selliseid sotsiaalseid majutusüksusi, kus siis inimene saab ööbida. Nüüd selle küsimuse see pool, et kas me teeme täna seda kontrolli, meil on täna lähisuhtevägivalla juhtumites ka enda selline tööprotseduurika, kuidas me teeme järelkontrolle, ehk et kui me selliste kiiremate juhtumite puhul me võtame ise ühendust võib-olla järgmisel hommikul kannatanuga, saame seda ühendust võtta järgmisel hommikul, kuidas sul läheb, on sul kõik hästi, kuidas me saame aidata, ja seda sellist protseduurikat me ka jätkame. Täna Eestis ei ole ette nähtud karistus sellisel puhul, kui nüüd see viibimiskeelule allutatud inimene koju tuleb, küll aga on siis selgitatud koha peal, et kui ikkagi on see häirimine jätkub, inimene tuleb tagasi ja see olukord jätkub, et siis on uus väljakutse politseile ja tegelikult on ju ka siis järgmised meetmed, mida me saame siis kohaldada, kui tõepoolest see häirimine ja see vägivald peaks jätkuma. See seaduse muudatus, millest me nüüd oleme rääkinud, on teie töös väga oluline seadusmuudatus. Mis oleks järgmine samm, järgmine oluline seaduse muudatus, mida te vajate tööks, mis tundub, et on Eestis ikkagi kuidagi puudulik, et seda teemat paremini juhtida, reguleerida ja korraldada? Ma ei oska võib-olla praegu siin niisuguse seaduse muudatuse koha pealt tuua, kindlasti on hästi oluline see, et me jõuaksime kuidagi oma oskustega selleni, et me suudaksime endal abivajajaid
nii palju toetada, et nad on nõus abi poole pöörduma või abi vastu võtma, et need on, nagu ma üritasin ka kirjeldada, need on inimese jaoks hästi keerulised hetked, emotsionaalselt, ka rahaliselt, nagu siin tegelikult välja toodi, kõik need mõtted, mis peas hakkavad käima, et mis minust saab ja minu lastest saab, et ma arvaks, et võib-olla see järgmine samm on ka natuke selle politsei enda taseme tõstmine, et me oleksime nagu nii võimekad, et me suudaksime neid inimesi rohkem mõjutada, abi vastu võtma ja toetama. Andres, tahtsid repliigiga lisada? Siin on kindlasti, ma täiendan, lihtsalt politsei ei ole siin ainuke tegija, et mis on kahjuks ajalooliselt on paranenud, aga mitte niivõrd, kui me tahame. Selline kannatanu toetamine ei ole ainult politsei töö. Seal on väga suur roll mängida kohalikel omavalitsustel, ka sellel ohvriabil, mis on küll riiklik institutsioon nii edasi, ja mida ka mina mäletan veel oma ministriajast, näiteks ka varasem politseiajast, aga just ministriajast eriti seda, et Eestis üle põllu on see tase, koostöötase väga-väga erinev. Kui suuremates omavalitsus on olemas, ütleme see ressurss ja kõik muu selleks, et teha koostööd politseiga, siis väiksemates omavalitsustes kahjuks tihtipeale sellised asjad kukuvad natukene laualt ära ja tulemuseks on need juhtumid, kus me jõuame juba väga ränkade tagajärgedeni, sest kogu see süsteem pole suutnud toetada seda sama kannatanud ja reageerida sündmusele. Politseikapten Kristel-Liis Kaunismaa, suur tänu, et saite saatesse tulla peagi kehtima hakkavast seadusest täpsemalt rääkima. Sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud. Me täname kõiki kuulajaid, stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti meie ekspert Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio on eetris järgmisel teisipäeval, nagu ikka, kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.